Nii, tere jälle, et täna oleme siis suurepärane võimalus olla ühes lauas kahe teadaolevalt ainsa eestlasega, kes elavad alaliselt Keenias. Mul on siin lauas Silvia ja Kadri. Et mõlemad on kusjuures väga tublid Eesti inimesed, teevad Keenias ettevõtlust, aga äkki laseme siis teil paari sõnaga öelda, et mis täpselt Keenias teete? No mina teen, mul on niimoodi päris mitu asja, mis ma teen. No, ma olen Eesti aukonsul Keenias. Lisaks sellele mul on templitehas, mis teeb isemärguvaid templeid. Ja mul on koos sõbrannaga IT-ala ettevõte, mis tegeleb pilvetehnoloogiaga. Ja mis see täpselt ette kujutab? Tähendab, me anname inimestele, mitte internet üksinda, vaid see, et su laptop, sa saad selle panna meie serveritesse, kogu data sinna kindlasse hoiupaika. Ja et kui midagi peaks juhtuma su läpakaga, siis sa võid rahulikult pilvest kõik oma kraami alla saada või seda kasutada pilves, kui sul on vaja. Ja mis sa arvad, kas Keenias on potentsiaali just sellise IT-sektoris ja sellise pilve teemaga? On muidugi, tohutult on. Tähendab, Keenia areng IT-sektoris ja internet ja mobiilinterneti alal on olnud tohutu. See on märksa kiirem areng kui kuskil mujal maailmas. Okei. Ja Silvia? No, ma ei või nüüd uhkeldada nii palju kui Kadri. Meil ei ole nii palju, et meil on farmaatsiatehas ja toodame ravimeid. Ja ma usun, et kogu Aafrika ja Keeniaga on just selline maa, kus tõesti ravimeid vajatakse. Et põhilised haigused, mis malaaria, tuberkuloos, AIDS, need on need ravimeid, me kõiki teeme. Et püüame aidata. Silvia on üsna tagasihoidlik. Tegelikult nende farmaatsiatehas on nagu ma olen kuulnud, 1/3 kogu Aafrika kontinendil olevat farmaatsiatehastest, mis nüüd sai Euroopa Liidu sertifikaadi. See tähendab, et on nüüd võimalik ka Euroopasse müüa. Jah, nii see on. WHO sertifikaat on et tõesti see nagu annab võimalusi müüa just UNICEF-ile ja suurematele organisatsioonidele, et selles mõttes on jah. Pika ja raske töö tulemusena. Ja, Silvia, räägi, mis see täpsemalt siis nagu teid just siia tõi ja kuidas see alguse sai, et ma saan aru, et suhteliselt, tähendab, otseses mõttes nullist ehitasite kogu selle asja üles ja olete nagu väga suure töö ära teinud. Nii ta on, et mu mees on olnud Orionil tööl ja Orion oli kunagi projekt Tansaanias. Ja ilmselt mingi selline Aafrika pisik jäi sisse ja nüüd me siis tulime siia Keeniasse, et meil olid muidugi kahekesi, me ei oleks suutnud sellist asja nagu siin ilmselt läbi lüüa, aga et meil on nagu head partnerid. On indialased, aga nad on nagu siin sündinud ja sellist, et tänu nendele see asi edasi läks. Ja tõesti alustasime täiesti nullist. Et see krunt, kus meil nüüd see tehas on, nii seal oli selline pisike tulepiku tehas. Päris suur tehas. Meil on nagu 300 inimest tööle. 300 inimest? Jah, see on nagu tõesti, et nendele, see on 300 inimest tööl, aga ütleme, et sellest palgast ma usun, et iga inimene võib olla, et seal veel 10 vähemalt toodab. Ja kuidas see algus, et kas see oli nagu raske ka või saite nagu nende kontaktide läbi, saite nagu kohe järje peale või mis need suuremad need takistused võib olla olid? No, küll see nagu loomulikult, et farmaatsiatehad siin on palju. Ma usun, et Nairobis on juba 30 farmaatsiatehast. Aga et mingit taset ei ole sellel asjal. Et me nagu üritasime just seda, et ehitada tehas, millel on tase ja teha nagu tõesti õigeid
õigeid tooteid, ei mingeid feiki tooteid. Et see on nagu see. Okei. Ja Kadri, räägi, millal sina Keeniasse tulid ja mis sind siia tõi? Esimest korda ma tegelikult käisin Keenias juba 92. aastal ja olin siin mõnda aega. Siis tulin külla oma tolleaegsele sõbrale, kelles siis hiljem sai mu abikaasa ja siis 95. aasta jaanuarist peale olen siin elanud. Ja meeldib? No kui ei meeldiks, ei oleks nii kaua olnud. Okei. Aga kuidas siit kaugelt vaadates nagu Eesti elu tundub ja kas iseloom sobib rohkem ikkagi Keenia eluga kui Eesti eluga, et sellepärast oled ilmselt siia jäänud? See on nagu selline loomulikult eriti alguses oli nagu igatsus Eesti järgi, sõprade järgi, laste järgi, pere järgi, sugulaste järgi. Aga ma ütleks, et mida rohkem siin on nagu elanud nüüd ja seda nagu loomulikult huvitavad Eesti asjad ja mis Eestis juhtub ja mida sa kõik sellist, aga et ma ei oska öelda, mulle igal juhul see maa meeldib. Et igal pool on oma häid ja halbu asju, et kaunis, tõeliselt ilus maa. Ilm on hea kogu aeg. Ei, jah, ja loomulikult ma ütlen, et küll on business on ka loomulikult, et ega kõik see nagu koos, nii, see on meie kodu. Eks vaatab, seda siis saab. Praegu on kodu. Kadri, kuidas sul? No mina tulin siia nii varakult, et tähendab, ma arvan, et nagu hiljem elus on see, kui hakatakse väärtustama, ütleme, niisuguseid inimesi ja kontakte, kes sul on olnud. Et tähendab, minul esialgu oli küll niimoodi, et kõik mu elu, mu armastus oli siin ja mul ei olnud lapsi, keda ma Eestis jätsin, laps oli siin. Nii et minul oli küll niimoodi, algus oli lihtne ja kuidas Eesti, ma iga päev loen Postimeest ja Õhtulehte ja Päevalehte, ega see on ühesõnaga iga hommiku löön lahti ja vaatan üle, mis on juhtunud. Aga jah, ühesõnaga, mida ma vist olen natuke liiga rõõmus ja liiga lõbus ja liiga avatud Eesti jaoks. Et kuidas Eesti tundub nagu siuke masendava või külma või siuke endas tõmbunud? Jah, kõike seda. Okei. Ja ühesõnaga nüüd just need põllumehed, kes siin käis, nad ütlesid, et tead, et ka siin on selgelt värvi on rohkem ja see värv ei ole mitte ainult niimoodi füüsiliselt värvi poolest, aga niisugune õhkkonda. Mis te arvate, kas Eesti ettevõtetel oleks siin Keenias lootust ka äri teha või kui raske see eestlase jaoks võib olla? Mis te soovitaksid teistele Eesti ettevõtetele, et kas on mõtet siia proovida äri tulema ajada? Et Eestis kipub olema tihtipeale see mõtlemine kuidagi, et see Aafrika on kaugel ja meil on nii, Eesti on nii väike ja Eesti ettevõtted on nii väiksed, et kuidas me siin saame nagu läbi löödud, et te mõlemad olete seda müüti nagu rikkunud, et kas te nagu arvate või mis te ütleksite Eesti ettevõtetele? No ma usun, et alati võib proovida, ei see ole nagu selles mõttes, aga ja kindlasti peab otsima ja leidma seda õiget nimelt, et nii nagu oleme just rääkinud ja Kadri rääkis, et Kadril on tempel, see on see, mida siin ei olnud. Nii. Sellisel tasemel. Jah, sellisel tasemel, et ta oli, aga et oli tõesti, et kartulitempel. Et kindlasti. Ja küll ma usun, et küll seda turgu on, et lihtsalt peab otsima. Kindlasti on võimalus. Kuigi see ei ole kerge. See ei ole kerge. Või mida, Kadri? Tähendab, ma arvan küll, et ühesõnaga Eesti ettevõtjatel oleks siin väga palju võimalusi. Just täpselt sellepärast, et Eesti turg on väike. Sest ühesõnaga ei saa ju teha omale suuremat tootmist, suuremat äri, kui su turg ei kasva. Ja tähendab, Keenia turg on väga suur, ütleme Nairobi
mis on pealinn, on ainuüksi on 3–4 miljonit inimest, mis on, eks ole, võrdle nüüd Eestiga, eks ole, ja kogu maa on 40 miljonit. Nii et tähendab, võimalusi oleks väga palju. Mis muidugi ilmselt Eesti äriinimesele on siin kõige raskem on see, et siin ei tööta mitte miski nii, nagu see Eestis töötab. et ühesõnaga, see on ilmselt see, mille taha paljud komistavad ja siis ühesõnaga lihtsalt on oluline aru saada kohalikust kultuurist, kohalikust ärikultuurist ja minna sellega. Ja siin on, ma ütlen, siin on, Keenia on üks maa, kus ühesõnaga tehakse palju raha. Äridele tehakse palju raha. Lihtsalt peab olema, ühesõnaga, selgelt peab olema teadmisi turust, tootest, inimestest ja nii edasi. Aga võimalusi on väga palju. No loomulikult peab leidma just nimelt selle, et õiged inimesed, kellega seda äri teha. See on see, et kui see kohaliku verd peab kaasas olema, et ega siin muidu küll nii kui ilmselt. Kontakt on ikka vaja. Ilmtingimata. Olgu, soovite äkki veel lühidalt midagi soovida eestlastele teile anda? Kas rohkem nii-öelda päikest küll rohkem ei saa, aga kas nagu südames võib-olla rohkem oleks vaja päikest, et ärge olge nii kurvad ja enda seda mõelda? Võib-olla, et tõesti see on nii, et kui nagu selline väike näide, et kui sa Eestis ka kassajärjekorras oled kuskil poes, nii ei seal keegi nagu õieti nagu hakka rääkima või küsima, et oi, et mida sa ostsid. Et küll see on, et küll see rohkem peab ilmselt vähe sellist särtsu ja vähe sellist rõõmu rohkem olema, ma ei tea, ma ei oska öelda, mis see peab olema, aga küll need inimesed on teistsugused siin kui Eestis või ütleme, et see on nagu, aga jõudu jaksu, mis siin nüüd ikka. Ja, ma ütlen, et tulge käige Keenias ära. Tulge käige Keenias ära, siis ühesõnaga on võrdluskoht on olemas, siis ühesõnaga ei... Oma silm on ikka kuningas. Oma silm on alati kuningas ja siis ühesõnaga on vähemalt teada, mida sa ütled mingi maa kohta. Okei, aga aitäh teile. Palun. Ja te jälgige ikka meie blogi ja julgelt kommentaaridesse võite ka küsimusi esitada, mida ka hiljem võib-olla Kadrit ja Silvat näiteks küsida, et me oleme siin, et nendele küsimustele vastused leida. Aitäh minu poolt!